Tere! Kuna te praegu kuulete minu häält, järeldan, et te tahate näha YouTube'i videot kooliminuti Terni Metsaliga Eesti ajalugu. Etteruttavalt peame meid aga hoiatama, et tegemist ei ole paroodiaga, vaid tõsiselt veedetavate ajaloo dokumentaalfilmide seeriatega. Kuna meie eelarve on nullilähedane ning varustus minimaalne, ei maksa teil loota ägedat, sõjakat Hollywoodi dokumentaalfilmi. Sellest hoolimata loodan, et sellest on suureks abiks ajaloo eksamitegijatele, ajaloo õpilastele ja lihtsalt huvilistele. Aga ilma enama viivituseta soovin teile head filmielamust. Tervist! Minu nimi on Terni Metsal. Te võib-olla mäletate mind filmist kooliminuti Terni Metsaliga. Seekord aga me tegime midagi teistsugust. Praegusel momendil te vaatate esimest osa umbes 10-osalisest dokumentaalfilmiseeriast, mis annab teile täieliku ülevaate kogu Eesti ajaloost. Aga enne, kui me saame teile rääkida Eesti ajaloost kui sellisest, tuleks mul teile rääkida natukene Eesti mandri ajaloost. Eesti maapind on nagu kõik ülejäänud mandrid paar miljonit aastat vana. Protsess, mis lõi Eestimaa, mõjutab tänane Eestimaa kulgu ning kõikide mandrite kulgu niimoodi. Protsessi süüdlaseks on gravitatsioon. Me ei tea, mis asi tekitab gravitatsiooni, aga me teame, et gravitatsioon on olemas. Kui see on maakera, siis maakera keskel on gravitatsioon kõige tugevam, rõhk kõige suurem. Ja see on ka kõige kuumem selle pärast. Need raskemad kivid tahavad vägisi minna siia keskele niimoodi. Nad sulanud olekus, nad tahavad sinna keskele minna, kui on nii rasked. Nad soojenevad siin ülesse, lähevad kergeks ning hakkavad üles tõusma. Nad tõusevad üles seni kaugel, nad hakkavad uuesti jahtuma. Jahtudes nad lähevad uuesti raskeks ja vaikselt niimoodi hakkavad uuesti tagasi sinna kukkuma. Ja niimoodi juhtub põhimõtteliselt kogu aeg meil ka niimoodi. Koht, kus see raske kivi niimoodi alla hakkab minema, sinna kohta tekivad vulkaanid ja maapind hakkab siin niimoodi pragunema ning eri suundades liikuma. Ja niimoodi siis laavast, vulkaanist tekkis ka Eestimaa. Nagu etteruttavalt öeldud, see sama protsess, mis lõi Eestimaa, mõjutas ka seda tuleviku kulgu. Kui Eestimaa tekkis ta kuskil siin, Vaikse ookeani keskel, ekvaatori lähedal, aga me ei tea täpselt kus. Mitme miljardi aasta jooksul, hästi pikka aeg te teaksite, liikus Eesti koos oma mandriga, Euraasiaga, pikki maakera edasi-tagasi, kuni lõpuks paarkümmend miljonit aastat tagasi jõudis siia, kus ta siiamaani on. Nüüd paarkümmend miljonit aastat tagasi juhtus hoopis teine fenomen, mis Eesti maad tohutult mõjutas. Nimelt tekkisid esimesed jääajad. Paarkümmend miljoni aasta jooksul oli kokku oma 50 jääaega. Jääaeg on protsess, kui maakera kliima jaheneb. Kui maakera kliima jaheneb, tekib põhja ja loomulikult ka lõunapoolustele tohutu jää. Ja see jää ei sule ära ja see jää hakkab nüüd laiali vaiguma. Jää vaigub laiali, kuni see jõuab katta umbes kolmandiku põhja ja lõunapoolkerast. Ja Eesti loomulikult ka. Jääkiht on mitme kilomeetri paksune ning pressib ja mõjutab maad kõvasti. Siin see nüüd on Eestimaa, mida me tunneme ja armastame. Jääajad, millest varem rääkisid, mõjutasid Eestist hästi palju. Jääkiht, mis kõige rohkem Eestit mõjutas, tuli alati loodest, siit kus on Skandinaavia kõrgendik. Siin jää tekkis, siit jää hakkas niimoodi alla voolama. Ja jää tuli siit niimoodi ja siis sulas niimoodi, läks tagasi täpselt sama teed pidi. Ja niimoodi tegi see 50 korda järjest. Kõige viimane jääaeg, mis algas paarsada tuhat aastat tagasi ja kestis kuni umbes 12 000 aastani Kristus, oli kõige hullem. Jääkiht oli kõige paksem, jää oli kõige kauem siin. Nagu enne ütletud, taganes see jääkiht ära umbes 12 000 aastat tagasi. Tänini on ka Eesti maapind jäljed sellest. Näiteks kõik kõrgendikud siin lõunas tulevad sellest, et see jääkiht tuli ja pressis kõik mullad siia. Ühtlasi ka Vooremaa on tekkinud sellest, et jääkiht siin pressis. Ja kõik poolsaared on niimoodi loode poole viltu sinna poole, kui jääkiht taganes. Kui jääkiht meil siis ära läks, oli ühtlasi ka maapind palju-palju madal, kuna jääkiht oli hästi raske ja pressis kõik mullad kokku. Mullad hakkasid kerkima nii pea kui jää ära sulas ja kergivad siiamaani. Aga kui jää ära kadus, oli Eestimaa oma 100 meetrit madal. Kui esimesed inimesed siia tulid, ei olnud Eestimaa selline, vaid oligi täpselt niimoodi palju madala, palju soisem ja palju lumisem. Kõikide riikide ajalugu algab sellest, kui sinna tulid esimesed inimesed. Esimesed inimesed tekkisid paarsada tuhat aastat tagasi Aafrikas. Eestisse nad jõudsid väga hilja, sellepärast, et Eestis oli nagu varem jääaeg. Aastaringne jääkiht, mille peal elada lihtsalt ei saanud. Jääkiht taganes, nagu ütlesin, juba mingi 20 000 aastat tagasi
esimesed inimesed tulid Eestisse umbes 11 000 aastat enne Kristus. Siis algas periood, mida me kutsume muinasajaks või vanaks ajaks. See kestis 12. sajandini, kui algasid ristlused. Siis tekkis meil loomulikult keskaeg. Keskaeg kestis meil 15. sajandini, kui algas uusaeg. Uusaeg kestis meil jällegi 1914. aastani, kui algas esimene maailmasõda. Ja siis algas lähiaegkond, mis on kõige keerulisem ja kõige pikem neist aegkondadest. Kogu selle aegkonna katame meie ära paarikümne dokumentaalfilmiga. Aga nüüd me läheme kõige algusesse esimeste inimesteni. Olgugi, et jää taganes Eestimaalt juba 12 000 aastat tagasi, jõudsid esimesed inimesed Eestisse umbes 10 500 aastat enne Kristust. Nad tulid siia hülgeküttide ja karjapidajatena. Nad jahtsid põhjapõtru, juhuslikult sattusid siia. Elama siia esialgu ei jäänud. Esimesed inimesed, kes siia Eestisse tulid ja siia Eestisse jäid, tegid seda 900 aastat ennem Kristust. Nende kõige vanem asula asub siin, Sindis, Pullis, Pulli külas täpsemini. Seda kultuuri kutsutakse Kunda kultuuriks. See kultuur pole mitte midagi erilist, võrreldes ülejäänud Euroopa kultuuridega. Peamine ajaviide, mis neil inimestel siin oli loomulikult toidu jahtimine. Tegeleti jahtimisega metsades ja lagendikel, loomulikult korilusega, korjati marju ja seeni ja ka kalapüügiga. Olgugi, et elati asulates, eelistati aeg-ajalt liikuda asulast asulasse. Oli mitu asulat ja kui loodus alt vedas, toitu enam polnud, mitte teise. Asud olid väiksed, mingi 10 inimese kanti heal juhul. Seda ajajärku, mida ma just teile rääkisin, kutsutakse kiviajaks. Kiviaeg kestab küll loomulikult natukene edasi. Kiviaeg sai oma nime sellepärast, et peamine tööriist oli kivi. Seda kasutati näiteks noana, kirvena, löökeriistna, relvana või liganisega. Aga see polnud ainuke tööriist. Olid veel ka puidust tööriistad ja kondist tööriistad. Kivitüübi järgi, mida Kunda kultuuriinimesed Eestisse tõid, võime arvata, et nad tõid kuskilt lõunast, Valgevene või Läti poolt. Neil oli kindel tüüp kivi, mida Eestis ei leidu, aga mis leidub seal. Kunda kultuur oli Eestis hästi pikka aega hästi muutmatult. Kui nad tulid siia aastal 9000 enne Kristust, siis muutumatuna püsisid nad kogu mesoliitikumi ehk keskkiviaja kuni aastani 4900. Sel aastal juhtus midagi kummalist. Nimelt, esimesed savinõud tulid Eestisse, hakkasid tegema savist asju. Sealt läheb nende kultuur palju spetsiifilisemaks ja palju lihtsam neist aru saada, kui nad muutusid. See kultuuriperiood, kui nad olid Kunda kultuurika edasi ja kasutasid savinõusid, kutsutakse Kunda Narva kultuuriks. See kestis aastani 4150. Seda perioodi kutsutakse noor neoliitikumiks, ehk siis noor hiliskiviajaks. See muutus sellepärast, et oli uus keraamikakultuur Eestisse, mis kandis nime kammkeraamika. Kammkeraamikakultuuri esindajad olid nimelt soomugrilased. Soomugri keelkond on meie keelkond. See on esimesed eestlaste moodi ja eestlase jutu moodi olevad inimesed. Nad tulid Eestisse idast. Nende territoorium oli tohutu suur ja nad olid pärit üksid Uurali kandist ja nad olid veidi asiaatlikud, veidi pilukad. Soomugrilased, kes selle maalapi asustasid selle suhteliselt hõredalt. Suurem osa maast oli mets, väiksem osa külad. Külad aga muutusid suht suureks. Mitmed perekonnad elasid koos, mitte üksikud perekonnad. Maksimum küla suurus oli kuskil 50 inimest, mitte rohkem. Ühtaegu muutusid külad ka paiksemaks. Inimesed liikusid vähem ringi. Natuke liikusid, aga harvemini. 3200 aastat enne Kristust tuli Eestisse uus keraamikakultuur. Seda kutsuti nöörkeraamikaks. Kui kammkeraamikas olid keraamika peal sellised kriipsud, nagu kammil, siis nöörkeraamikas olid sellised siksakid, nagu nööril. Nöörkeraamikakultuuri kutsutakse ka vene kirvekultuuriks. Need kirved, mis neil olid sellised laevakujulised ja kivist tehtud. Üks väga tähtis asi on see, et kui vene kirvekultuur siia tuli, seda peetakse ka Eesti rahva kui sellise sünniks. Vene kirve või nöörkeraamikakultuur ei pruukinud siia tulla koos inimestega. Arvatakse, et see kultuur rändas siia kauplemise ning äritsemise käigus, aga seda pole tõestatud. On küll teada seda, et kui see kultuur siia tuli,
hakkas Eestis selline primitiivne põllupidamine üles kerkima. Tehti hiiglamasuured maalapid põldudeks ja karjamaadeks. Karjas olid rohkem veised, lambad ja kitsed ja sead. Hobuseid selle seal veel ei tuntud. Kuna kõik need prioriteedid muutusid, hakkas rahvas rohkem mere äärest sisemaa poole rändama, kuna karjamaad oli vaja. Seda kutsutakse kergeks sisemigratsiooniks. On ka teada seda, et külad läksid palju suuremaks. 50 pealine küla oli kuni 10 ruutkilomeetri peale laia jagunud, kuna põllud võtsid nii palju ruumi. Inimesed ei olnud nii tihedalt koos enam ja tekkis ka kerge kihistumine. Nimelt, rikkad inimesed läksid rikkamaks, tegid endale keerulistemasse, kaistumatesse kohtadesse majad ja vaesed inimesed olid vaesemad. Keskneoliitikum, mis algas siis, kui keraamika Eestisse tuli, lõppes aastal 3200, kui vene kirjakultuuri inimesed siia tulid ning sündis nii-öelda esimene Eesti rahvas. Siis algas hilisneoliitikum ehk hiliskiviaeg. See kestis aastani 1800 enne Kristust, kui Eestisse jõudsid esimesed metallid. See on vask ja see on tina. Mõlemad on sellised hästi pehmed ning tundlikud metallid. Kui need kokku segada, saame sellise ilusa asja. See siin nimelt on pronks. Nüüd, vaske ja tina Eestis ei leidu. See tuli kauplemisega Eestisse ja siis tehti pronks sellest. Pronks tuli ka kauplemisega Eestisse. Nüüd, pronksi eelised kivi üle on see, et see on hästi kergesti töödeldav ja see on tugevam kui kivi. Sa saad selle üles sulatada, teha sellest ükskõik missuguse kuju, missuguse tööriista ning kui see ära läheb, katki läheb, saad selle uuesti üles sulatada, uuesti kokku teha. Kuna seda aga nii raske saada oli, siis kivi tööriistad jäid Eestisse väga pikaks ajaks. Pronks tuli Eestisse aastal 1800 enne Kristust. See oli peamine metall aastani 500 enne Kristust. Pronksaeg, see kogu periood siin kokku, kus on umbes 1500 aastat pikk. See jätakse kaheks. Vanem pronksaeg algas 1800 aastat enne Kristust ja kestis 11. sajandini enne Kristust. Vanem pronksaeg oli selline periood, kus pronks oli suht vähe. See vaikselt kogunes siia Eestisse. Kui pronks oli piisavalt palju, esemeid leitakse hästi palju, algas noorem pronksaeg. Vanem pronksaeg kohta me eriti midagi ei tea, aga me teame hästi palju noorem pronksaeg kohta. Teame seda, et jää sulamisest oli möödas juba mitu tuhat aastat ning muld oli pidevalt kerkinud, mille tagajärjel Põhja ning Lääne-Eesti mullad läksid hästi kvaliteetseks ning hästi intensiivselt hakati seal põldu pidama. Probleemsem oli küll Lõuna-Eesti ja Kesk-Eesti, kus inimesed elasid paksustes metsades ja suht liivasel pinnal. Elati vannamoodi, kütiti, aga küll ajapikku sinna ka põllupidamine läks. Kariloomadest tuli Eestisse juurde hobune, keda kasutati peamiselt tööloomana, mitte toiduna. Ja taimetest kasvatati ohtralt otra, nisu, kaera, hernest ja lina. Rukkist esialgu veel ei kasutatud. Teame ka seda, et likkad läksid veel rikkamaks, elasid kindlamates kohtades ning rikkurite ja eliitide hulka kuulusid ka sepad, kes töötasid pronksi ning tegid relvi ja tööriistu. Nagu varem öeldud, kaotas pronks oma juhtpositsiooni Eesti metallide hulgas aastal 500 enne Kristust. Olgu, et pronks kaotas oma rolli ära, kasutas seda ikkagi oma ilusa värvi pärast ehetes ja veel väga pikaks ajaks. Pronks asendati nimelt siis rauaga. Raud oli parem, sellepärast, et see oli tugevam ja seda oli lihtsam töödelda. Eestlastele oli raud väga tähtis, kuna seda sai leida Eesti maalt. Rauamaak leidub soodes ja metsades. Rauamaak on sellist oranžikut värvi, seda sulatad ja saad endale praktiliselt raua. Raud tuli Eestisse kuskilt Skandinaaviast. Esimesed raudrelvad ja tööriistad tulid ka sealt ilusasti. Hästi kiiresti õppisid eestlased ise endale rauda tegema. Rauaaega jaotatakse peenelt 4. Kõige esimene periood algas aastal 500 enne Kristust ja kestis aastani 50 pärast Kristust. Kuskil siin, aastal 0, löödi risti üks mees nimega Jeesus Kristus ja temast tuleb meie aja arvamise asjandus. Seda perioodi siin ees nimetatakse eel-Rooma raua ajaks. Sel perioodil kivi kaotas täielikult oma igasuguse tähtsuse tööriistana. Pärast seda, aastast 50 pärast Kristust, aastal 450, nimetame meie Rooma rauaajaks. Rooma rauaajaks saab oma nime nimelt Rooma impeeriumi tõttu. Kuidas Rooma impeeriumi Eestiga küll seotud on, kohe ma näitan. Eesti on see pisikene täpikene siin kaugel põhjas. Rooma
on üks linnakene Vahemere ääres. Hästi pika aja jooksul oli Rooma linnakene vallutanud ära kõik oma ümber olevad linnad ja tsivilisatsioonid ja paisus hiiglama suureks. Temale kuulus peaaegu pool Euroopast, terve Lääne-Euroopa. Aastaks 50 peale Kristust oli ta oma võimu tipus. Rooma mõjutas oma naabreid sõjaliselt, aeg-ajalt rüüstas ja vallutas neid, aga kaubanduslikult. Rooma metalliga kaubeldi ta naabrite piiridel. Vahetati toitu, rauda, väärismetalle, riideid, mida iganes. Nagu dominoefekt loomulikult, naabrid vahetasid oma naabritega jõudsid Eestisse. Ja niimoodi tuli Rooma metall Eestisse. Rooma rauaperiood lõppeb aasta 450 peale Kristust, sellepärast, et hunnik barbareid idast tungisid Rooma impeeriumisse, vallutasid ära suurema osa selle territooriumist ja rüüstasid Rooma linna ära. Rooma rahvus kui selline hävines täielikult. Itaaliasse jäi nende järeltulijad Itaalia rahvas, aga see suurem impeeriumi looja polnud. Olgu, et Rooma impeerium lagunes, jäi Rooma linna alles. Rooma linnast sai nimelt ristiusu üks tähtis keskus. Ristiusu, mis mõjutab Eestit veel päris palju aja jooksul. Rooma raua ajal levis põllupidamine üle terve Eesti. Need viimasedki koriluse ning jahipidamise kombed vaikselt kadusid lihtsalt ära. Eestlased võisid kasutada selle rukise, mis sai väga kiiresti heaks ekspordiallikad, kui kasvas talvel, miljon muud ilusat kliimaga kohanemise asja. Eestlaste põllupidamises toimus aga suhteliselt huvitav muudatus. Tekkis selline asi nagu alepõllundus. Alepõllundus tähendab põhimõtteliselt seda, et sa lähed metsa, raiud metsa maha niimoodi ja paned selle põlema. Kui mets põleb ära, tekib see tuhakiht ja kõik on hästi rikas ja hästi tore. Viska siia vilja, vili kasvab nagu lust. Aga 2 aasta pärast see vili või see maapind täpsemalt kaotab oma viljakuse ning sa pead järgmise maalapi ära raiuma ja põlema panema. Niimoodi sul on kokku mingi 3 maalappi, mida sa järk-järgult põletad ja siis iga paari aasta tagant vahetad ja kasvatad seal vilja. See oli efektiivne, aga suhteliselt palju ruumivõttev protsess. Aastal 450, kui Rooma impeeriumi mõju täielikult ära kadus, lõppes siis Rooma rauaaeg Eestis. Peale seda siis algas selline ajärk, mida kutsume keskrauaajaks, mis kestis aastani 800 peale Kristust. Keskrauaaeg iseloomustab kõige rohkem vägivalla kasv. Eestit mõjutas see väga lihtsalt. Inimesed koondusid suurematesse küladesse ning relvaande anti rohkem oma surnutele. Eesti elanikkond toona oli umbes 40 000 inimest ning eestlased eriti palju ringiratast ei viisinud selle pärast rännata. Põhjus, miks vägivald kasvas, oligi selles, et kõik rahvad hakkasid rändama. Nimelt, pärast Rooma impeeriumi kokkuvarisemist jäid hiiglama suured rikkad territooriumid ilma kaitseta. Kõik hõimud, kes olid Rooma ümber, tahtsid hädasti neid territooriumi endale saada. Paljud hõimud olid aga väga vägivaldsed ja sunnisid teised hõimud eest ära. Hõimud, kes Eestisse tungisid, olid peamiselt Skandinaaviast ja lõunast Balti hõimud. Nad segunesid millegipärast soome-ugrilastega ära, kes siin territooriumil olid. Eesti rahvust kõige rohkem mõjutas toona idas olevad soome-ugrilased. Me ei tea küll miks. Eestlastest räägivad ka paljud saagad, kuidas seda territooriumi üritati valitseda ning kuidas siit põgeneti. Et saagad on pärit nii Taanist kui ka Rootsist. Niisiis, 800 aastat pärast Kristust lõppes keskrauaaeg ning algas selline asi, mida kutsume nooremaks rauaajaks. Noorem rauaaeg on hästi pikk periood ja see jaotatakse 2. 800 aastat kuni 1050 aastat oli viikingite rauaaeg ja siis algab hilis rauaaeg. Viikingite rauaaega iseloomustavad viikingite rüüsteretked Eestisse ja igale pool mujal. Viikingid olid nimelt hõimud pärit Skandinaaviast, Rootsist ja Norrast. Nende rahvaarv kasvas hästi palju ning nad hakkasid hästi kiiresti rüüstama ning vallutama endale teisi maid. Eesti tegelikult eriti palju ei kannatanud selle all, kuna Eestis polnud suurem asi rikkust. Eestit küll üritati mitu korda vallutada, eriti Lääne-Eestit, ent suht edutult. Eesti rahvaarv selle aja jooksul ka hakkas tootult kasvama ning tekkis selline sisekoloniseerimine, mille käigus eestlased vaikselt asustasid ära territooriumid, mida varem polnud asustatud Eesti sees. Tekkis rahvaste ühtsustus. Kuna rootslased kogu aeg üritasid vallutada Lääne-Eestit, üritasid venelased tagada Eesti iseseisvust idast. Ja selle tagajärjel tekkisid suht hullud sõjaperioodid sellised kerged Eestis ise sees. Ja tekkisid kindlused ja linnused suurem relvastus. Aga pärast aastat 1050 algas Eesti jaoks selline viimane lõppstaadium. Eesti kultuur oli selleks ajaks lõplikult välja kujunenud ning me teame suhteliselt palju selle eestlaste kohta. See periood lõppes ristisõdadega, kui algas keskaeg.
Eestlased, kes siin Eestimaa elasid siin suhteliselt hästi. Eesti oli väga tihedalt asustatud piirkond. Kokku üle 200 000 inimese, mis oli ikka päris kõva sõna. Põhjus, miks eestlasi nii palju siin territooriumil oli, on arhitektuuris. Eestlastel oli kujunenud omapärane arhitektuur selle territooriumil. Elasid rehielamutes. Rehielamutes oli see madala seinaga, hästi kõrge katusega majakene. See kohati oli seal multifunktsionaalsus. Nimelt köök oli keskel, loomad olid ka mõnikord seal kuskil serva pool ja köögis kuivatati vilja, mis kokku külvati suve või talve jooksul. Rehielamutel puudus korsten, see oli soojuse eesmärgil. Ja korstenite puudumise tagajärjel oli hästi palju suitsu kogu aeg toas. Tekkisid silmahaigused ja kopsuhaigused, et suuremad sellised massilised, süüfilised, tüüfused, mis iganes haigused Euroopas olid, Eestis ei olnud selle pärast. Ja palun väga, ongi varem valmis, miks territoorium rikkaks saaks. Kuna maja oli nii suitsune ja ülemisel korrusel, kus siis kõige rohkem suitsu oli, kuivatati rukist, tekkis rukis selline mõnus suitsumaitse juurde, sellest sai tohutu suur müügiartikkel. Ühtlasi olid eestlased ka suhteliselt pikka kasvu inimesed, 1,75 m mere ääres ja 1,70 m maantee keskel. See tuli ka sellest, et hea toit oli ja suhteliselt hea tervis oli. Peamine elutusallikas eestlastel oli põllupidamine. Eestlased elasid külades, nagu hiljem saate teada, ja külades kohati töötati ühiselt. Jähti ülesti vaeva ja toimimine. Oli 3 väljasüsteem, mis tähendab siis seda, et üks on taliviljaks, teine sügis ja 3. suvemaa. Ja loomulikult olid ka erakud, kes ei tahtnud küladesse kuuluda. Need erakud, kes olid piisavalt rikkad ja läksid külast minema, ja tahaksid elama sellist kotsesime kusagil mõisadeks. Lihtsalt suurem talu, sellise imeliku nimega. Ja niimoodi oligi siis elu Eestimaal paarsada aastat, kui eestlased välja siin kujunes. Eestlase suhted endast põhja jäävate soomlaste, karjalaste ning isuritega olid väga head. Oli tihe kaubavahetus ning Eesti vili oli väga kallis selle aja jaoks. Eestlased olid ühtlasi ka väga head meremehed ja meritsime, kauplesime üle terve Lääne-Euroopa. Ent kauplemine polnud ainuke asi, mida tehti. Oma toredate sõpradega põhjast ja lõunast armastati korraldada ka rüüsteretki ja vallutusi. Siin on Euroopa kaart. See on Lääne-Euroopa ning see pisikene täpp siin on Eestimaa. Siia põhja jäävad soomlased, karjalased, isurid, ingerlased, sõbrad ja liitlased. Probleem oli meil lõunas, kus olid liivlased siin, lätlased siin ning hästi palju pisikesi Vene kuningriike siin. Läände jääb meil Rootsi, Taani ja siin on palju pisikesi Saksa linnu. Eestlased ning nende sõbrad armastasid minna Venemaale, Lätimaale, Liivimaale, piirata linnuseid ning nõuda nendelt makse. Lätlased loomulikult, kes olid siin natuke arengust maha jäänud, kuna neid kogu aeg rüüstati, hoidsid rohkem venelaste poole. Rüüsteretki peamiselt viidi läbi talvel, kui suvetööd olid tehtud. Liiguti ratsaväega siia, piirati linnust jalgsi ning siis mindi minema suure rahasunnikuga. Saarlased suviti reisisid pikki Läänemerd, vallutasid siin ja siin igal pool asju. Isegi Rootsi pealinn olevat saarlaste tõttu langenud ning mitmepäevasid lahinguid peeti Taanis. Kroonikad räägivad niimoodi. Talvel tulid saarlased eestlastega ühte ning marssisid Venemaa poole. Loomulikult venelased tegid seda sama meile ja niimoodi kordamööda vallutati ja maksustati üksteist. Eestimaal, eestlastel, Eesti küladel polnud püsivat sõjaväge. Talupojad tegid tööd, kui otsusid rüüstama minna, moodustasid salgad. Oma külas moodustati pisikene salk, mille vanem oli külavanem. Kui teine küla tuli juurde, oli kogu kihelkond kohal. See oli kihelkonna salk. Aga kui veel tuli juurde mehi teistest küladest, teistest kihelkondadest, oli tegemist maakonna salgaga. Kui maakonna või kihelkonna salk oli hästi suur, oli tegemist malevaga, mis oli juba armee. Laevadega nägi olukord välja samasugune. Siin suurel Eestimaa pinnal üksteise vastu eriti palju ei rüüstatud. Hoiti kokku ja rüüstati teisi inimesi. Sellest hoolimata pere ja veretülisid natukes oli, aga midagi suurt ja midagi rõvedat ei olnud. Rohkem minti väljasmaale. Eestlastel oma riiki kujuneda ei jõudnud. Selleks polnud lihtsalt vajadust. Puudusid suured vaenlased ja puudusid suured ohud. Aga sellegi poolest oli meil keeruline ning omapärane ühiskonna süsteem.
Eesti maapind oli jaotatud 8 suureks maakonnaks. Siin lõunas Sakala, selle kõrval Ugandi, põhjas Revala, siin Harjumaa, siin Läänemaa, siin Saaremaa ja siin Virumaa. Siin keskel oli hunnik pisikesi maakonnakesi. Kõigil maakondadel olid oma linnused ja omad vanemad, kes neid ühendasid. Maakonnades olid ka paljud külad ja küladel olid eraldi vanemad. Küla oli enamasti jaotatud perekonna kaupa. Rüüstamise, tapmise ning vägistamise kõrval oli eestlaste elus ka teine tähtis osa, milleks oli usk. Usuti mitmetesse jumalatesse. Neil pole kindlat hierarhiat ja neil kõigil olid omad endad kindlad võimed. Jumalate kõrval olid ka haldjad, kes valvasid neid ilusaid metsasid ja tegid eestlastele paha ning head. Oli väga tähtis, et jumalate ning haldjatega oleks väga head suhted. Need suhete eest vastutasid nõiad ning šamaanid. Nõiad ning šamaanid tulid sellistesse pühadesse hiidedesse, kus elasid haldjad ja jumalad ning ohverdasid neile loomi, inimesi ning ka muid väärtuslikke asju. Et eestlaste usk ei olnud ainult ohverdamine ning jumalatele meeldimine. Loodust ja iseennast austati ilma heade ja halbade tulemusteta. Eesed uskusid nimelt, et looduses ja elus on 2 asja. On hing, mis on kõigis elusolendites, ja on vägi, mis on ka kõikjal. Vägi on nimelt looduses hästi palju. Väga palju väge on näiteks allikates, ja väga palju väge on ka kivides. Need mõlemad on väga vastupidavad ning tugevad asjad. Inimkehas leidub väge küüntes, juustes ja veres, kuna see on ka väga vastupidav ja seda tuleb ja tuleb ja tuleb. Näiteks, kui Eesti mees abiellus, pidi naisel juuksed ära lõikama, et naine oma väe talle justkui allutaks. Muistate paganate kõrval oli ka uus, värskem usk tulemas, mis oli peaaegu kogu Euroopa ära vallutanud. Selleks oli nimelt ristiusk. Esimene kokkupuude ristiusuga oli aastal 900, kui esimesed kaupmehed, kes Eest välja läksid, said ristituks ja tulid tagasi Eestis, ütlesid, vaadake, tutt-uus ja äge usk. Kui veel paarsada aastat enne, kui suudeti ära ristida Skandinaavia ja sealt said esimesed missionärid siia tulla. Missionär on usklik, kes nimelt levitab usku ja jutustab sellest inimestele. Esimesi missionääri juhtis aastal 1600 Kesk-Rootsi piiskop nimega Johannes. Ta saatis nad Eestisse, kus nad siin usku levitasid. Kulus veel umbes 100 aastat, kuni aastal 1167 nimelt Eestisse esimene piiskop määrati taanlaste poolt. Ta nimi oli Munk Futsios. Ja tema lõi oma keskuse Tallinnasse ja väidetavalt oli kogu Põhja-Eesti täis kirikuid. Ristiusk ei olnud küll peamine usk, aga see oli ennast kindlustamas ja eestlased olid selle poole minemas. Aga mitte piisavalt kiiresti ja vähem kui 50 aasta pärast algas sõda selle teema üle. Põhja ristisõdade põhjuseid oli mitmeid. Kõige esimene neist oli aastal 900 alanud Ostenburg, mis tähendas seda, et sakslased vaikselt hakkasid minema itta ja seal endale linnu ja külasid looma. Aga see oli väga vaikne selline aeglane protsess. Seda kiirendas hoopis üks teistsugune protsess. Nimelt, vahepeal oli kirik 2 läinud. Ristiusku oli 2 tüüpi. Läänes, valged siin, on katoliiklased. Idas, sellised punakamat värvi, on meil praegu õigeusklikud. Õigeusk oli alati mitusada aastat hõlmanud sõdade piirkonna siin, milleks on siis Püha maa. Püha maa on püha sellepärast, et seal olid ristiusklikele väga tähtsad sündmused toimunud. Lunastaja Jeesus Kristuse ristilöömine, esimesed ristimised, esimesed kirikud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga see okupeeriti ära kuskil sel perioodil. See okupeeriti ära araablaste poolt, mis oli üks usk, mis tekkis veel paarsada aastat tagasi. Niisiis, Konstantinoopolist palus õigeusklik piiskop abi Rooma piiskopilt ja Rooma piiskop ütles, et mis siis ikka, saadame hiiglama suure armee Pühale maale. Püha maa vabastati, aga ainult 100 aastaks. Aga see vallutati tagasi. Tehti veel 8 katset tagasi vallutada pühamaad, ent sest ei tulnud midagi välja. Niisiis oli mõlemad kirikud suures häbis ja nad proovisid seda kuidagi heastada. Ja heastasid seda sellega, et nad hakkasid siis põhja pool olevaid piirkondi ristima ja ristiusku saama. Kõige esimene sihtmärk neil oli siis Poola.
Katoliiklased läksid sinna oma klassikalise taktikaga. Tapame ära kõik, kes pole usklikud, kõik, kes ei võta usku vastu, paneme põlema ja niimoodi see toimiski. Õigeusu taktika on natuke teistsugune. Lähme sinna, räägime, üritame neile mõistuse pähe ajada. Selle Poola lahingu võitsid siis katoliiklased. Aga edukamad olid õigeusklikud Venemaal. Venemaa nimelt oli selle ajal üks hunnik barbarid põhimõtteliselt. Neil polnud keelt, neil polnud korralikke linna ja nii edasi. Aga neil oli hästi palju maad ja rikkusi. Üks missionär nimega Kirillitsa lõi kõigile vene rahvastele tähestiku. Kirillitsa tähestik, mis on väga teistsugune laine tähestikust. See tähestik tähendas seda, et vene rahvas sai hakata oma ajalugu kirjutama ja endale kultuuri justkui jäädvustama. Ja see oli niivõrd läbimurrang, see oli niivõrd tähtis neile, et kõik vene rahvas automaatselt läks siis õigeusu usku. Ja palun väga, ühtäkki on õigeusu käest selline hiiglasus territooriumil ahmakas, nüüd on küll vaja palju kiiremini tegutseda. Ja niisiis, aastal 1143 alustasid sakslased uut sõjakampaaniat, et ära võtta Baltimaad. See algas sellega, et nad ehitasid endale samal aastal Lübecki linnuse. Lübecki linnus on strateegilise koha peal, mis tähendab seda, et nad saavad ilusasti tungida põhimõtteliselt igale poole Läänemeres. Nende esimene sihtmärk oli siis nimelt liivlased. Aastal 1201 suudeti Liivimaa lõplikult ära vallutada ning rajati sel samal aastal ilusasti ka üks linnakene siia, milleks oli Riia. Riias sai teine ülimalt tähtis punkt, kust edasi jätkata oma sõjakampaaniat. Järk-järgult vallutati ära selle ümbritsev piirkond, oluliselt see piirkond mässas väga pikka aega. Ja siis lõpuks jäi Liivimest põhja ka Eesti, mis liiga kauagi nende jaoks suutis sõjast vältida. Ja aastal 1208 hakatigi lõpuks ometi Eesti peale keskenduma. Selleks ajaks, kui oli Eesti kord olla ära ristitud, valitses Liivimaad piiskop nimega Albert. Ta oli väga distsiplineeritud ja range mees ning tema plaan oli väga lihtne. Ta asutab organisatsiooni nimega Mõõgavendade ordu, mis on rüütlite orgu, mis on väga raskelt distsiplineeritud ning mis saab hästi palju raha, paavstit ja teised piiskopkond. Selle distsiplineeritud organisatsioon sai olema peamine riist, millega tungida Eestisse Eesti ära okupeerida. 1208. aastal alustasid riistirüütlid oma orduga esimest rünnakut rüüstiretkega Ugandisse. Peatselt tegid eestlased oma vasturünnakuid ja rüüstasid sakslasi. Ja niimoodi see käiski edasi-tagasi. Kord sakslased, kord eestlased 2 aastat järjest. Paar aastat pärast selle rüüstumisretke algust toimus esimene suur lahing, välilahing. Siisamas Lätis, Ümera jõe kallastel. Nimelt sakslased tungisid pikki Ümera jõge eestlaste poole oma hiiglama suure armeega. Armees olid sakslased, liivlased ning lätlased. Aga eestlased tungisid mõlemalt kalda poolt neile kallale, varitsesid neid. Sakslaste liivlastest ning lätlastest liitlased põgenesid oma elu eest. Sakslased võitlesid palju vapralt edasi. Pooled neist langesid, pooled neist võeti vangi ja neist saadi kõvasti lunaraha. Kokku mingi paarsada sakslast langes ainult. Aga see oli esimene suur võit eestlaste auks. Peale Ümera lahingut peeti veel mitmeid veriseid üritusi üksteise vastu. Riistirüütlid proovisid ära vastutada Viljandit, eestlased proovisid ära vastutada Riiat. Mõlemad edutult, mõlemad kaotasid hästi palju elusid, hästi palju sõdureid. Takkatihpu puhkes ka haigusepideemia. Seda kutsuti katkuks, aga see pruukinud olla päris katk. See tegi mõlemad pooled niivõrd nõrgaks ja välitas mõlemad pooled niivõrd ära, et tuli kirjutada vaherahu. Ja 1212. aastal sõlmisid eestlased ja sakslased omavahel 3-aastase vaherahu. Vaherahu, mis sõlmiti 1212. aastal, oli eestlastele kergendus. Saadi taastuda sõjast, saadi puhata. Et midagi asjalikku ei tehtud. Ei valmistatud sõjaks, ei tehtud relvi, ei koondatud sõjavägesid. Lihtsalt elati oma elu, käidi põllul, puhati, taastati rahvaarvu ja ka kõik. Sakslased omakorda suutsid väga hästi ära kasutada seda vaherahu. Nad kogusid lisavägesid, kogusid relvi juurde, pised diplomaatiat natukene. Ja loomulikult nad surusid maha kõik mässud, mis neil territooriumil olid. Nimelt liivlased ja latkarid vahepeal hakkasid natuke mässama, suruti maha. Niisiis sakslased kasutasid 100% endale antud vaba aega ära. Ennem seda, kui vaherahu üritus lõppeda, alustasid sakslased juba oma uusi rünnakuid.
Seekord sihtmärgiks oli Lääne-Eesti, pikki läänerannikud ja Sakala kõige rohkem. Sakala kannatas ka päris palju, okupeeriti tema kõige tähtsam linnus Leole ja võeti vangi mitmed vanemad. Et vanemad vangist välja saaks, nad ütlesid, et nad võtavad ristiuse vastu formaalselt, päriselt mitte. Selgus, et nad olid väga solvunud selle peale ning kohe plaanisid kättemaksu. Peale Sakala rüüstamist ning vanemate tohutut arandust otsustati, et on aeg kättemaksuks. Selle organisatsiooni juhiks sai mees nimega Lembitu, Sakala enda vanem. Tal oli lihtne plaan, 3 malevat, 3 strateegiat. Kuidas Riia ära vallutada? Malevad, kes selles plaanis osalesid, olid Saaremaa, Sakala ise ja Ugandi. Plaan oli järgmine. Saaremaa oma hiiglama suure laevastikuga vallutab ära Liivi lahe ning seejärel tungib Pikki jõge Riiasse. Samal ajal Sakala rüüstab ära kõik Eteva piirkonda ning hakkab piirama Riiat ning Ugandi rüüstab ära kogu Läti alad siinpool. Saaremaa malevad mobiliseerisid end, võtsid oma laevastikku ning hakkasidki sõitma Liivi lahe poole. Kuni ühtäkki 2 hiiglama suurt risti sõjalaeva tuli meie poole ja me olime sunnitud taganema, lootma, et saklased üksinda suudavad Riia ära vallutada. Sakala malev jõudis Riiani välja ja hakkas seda linna piirama. Ent kuna saaremaalased appi ei tulnud, ei õnnestunud linna vallutada ning talveks minti tagasi koju. Ainukene edukas malev oli Ugandi malev, kes edukalt rüüstasid Latkari alasid. Ent üksinda jäi neist väheks. Pärast ebaõnnestunud katset Riia ära vallutada algas tohutu rüüsteretke periood. Rüüstati nimelt Lõuna-Eestit sakslaste poolt ning eestlased proovisid rüüstada Lätit nii palju kui vähegi võimalik. Ent Eesti kannatas rohkem. Üks maakond nimelt, Ugandi, kellel oli varsti sõjast küll. Nad tahtsid vaherahu ning sõlmisid selle sakslastega. Sakala tegi peatselt sama. Probleem oli aga Venemaas. Venemaa, Pihkva ning Novgorodi vürtsid ei tahtnud seda, et kogu Lõuna-Eesti langeb mingisuguse Rooma katoliikliku ristiusu võimu sfääri. Seega nad alustasid kiireid rüüsteretki Ugandi kanti. Ugandi seevastu sõlmis koostöölepingu sakslastega, et sakslased teda aitaksid. Ei aidanud eriti hästi. Sakslased läksid rüüstasid natuke Venemaad, sest polnud mingit kasu. Ülejäänud Eesti hõimud mõistsid, et Ugandi on nüüd kindlalt sakslaste poolel ning 20 000 pealise armeega läksid, rüüstasid kogu Ugandi ära ning valutasid Otepää ning Jurjedi. Sellest lahingust, sellest rüüsteretkest ei taastunud Ugandi kunagi ja Ugandi löödi praktiliselt mängust välja. Eestlased olid nüüd killustatud. Pääsed ilmselt Ugandiga ja tohutut alandust vanematele, mis siis viljand rüüstamine endaga kaasa tõi. Plaanis Sakala malev Lembitu juhtimisega uut pealetungi sakslastele ja uut katset Riia ära vallutada. Koolisid siia Viljandi kõrgendikudele, Sakala kõrgendikule ja passisid siin mõnda aega. Ootasid venelasi. Liit oli venelastega, et nemad tulevad ka appi. Aga nad ei jõudnud siia õigeks ajaks. Saksa luure oli aru saanud, kuhu eestlased kogunevad, kui suure väega ja mis need plaanis on. Nii et hommikul nad valitsesid ja õhtuks olid ära hävitanud kogu Eesti maleva. Venelased siia jõudnud, nad läksid koju, kui aru said, et Eestis enam pole. See oli edukas lahing, kuna mitmed Eesti vanemad, sealhulgas ka Lembitu, langesid ja kokku üle 6000 eestlase läks teise ilma. See oli edukas päev rüüstritele ja edukas päev usule endale. Peale Madismäe lahingut otsustas piiskop Albert natuke oma taktikat muuta. Ta sai aru, et üksinda oma horduga ta ei suuda ära valutada, nii ettepoole sabi Taanimaa kuningalt ja Taani kõige võimsamalt armeed. Ja nemad alustasid eraldi kampaaniat siis Põhja-Eestile. Aastal 1219 tulidki taanlased siis appi selle risti sõdadele. Nende esimene sihtmärk oli Lindalise linnus praeguse Tallinna koha peal. Nad tulid siia oodates veresauna ja verist taplust, aga väga imelik, kohalikud eestlased lasid nad oma linnusesse, lõid neid laagri üles ehitada Toompea kõrgendikule. Oli hästi õnnelikud ja hakkasid siis palvetama Jumala poole. Vähemalt nad teadsid, et neid ootab ees üllatus. Ent vähe teadsid taanlased, et need lasti siia Toompea kõrgendikule ühe kindla põhjusega. Nimelt, et neid varitseda.
kui nad olid lõunapalvet pidamas, ründasid neid eestlased. Eestlaste esialgne ootamatu rünnak toi edu. Taanlased said jõhkraid kaotusi ja sunnitud taganema. Aga siis ühtäkki taeva poolt hakkas alla kukkuma Taani lipp. See andis sellise moraalse tõuke sõduritele, et nad suutsid lõpuks ikka ära võita eestlased ja Toompea endale saada. Peale seda, kui Taani ja Saksa ordusid üheskoos võita kõik tähtsad lahingud ja suurem osa linnuseid, otsustati, et tehakse lõplik formaalne üliristimine. Kõik külad Eestis ristitakse ära ja kogu Eesti muutub pühaks maaks. Jumal, tule sina nüüd abiks armuga. Päris õlus, sest ristimisest suurem midagi välja ei tulnud. Preestreid polnud piisavalt palju ja kohati läks võidujooksuks. Karistati külaelanikke, kes lasid ennast ennem ristida teise salga poolt ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Suurem osa ajast lihtsalt löödi valge rist maa sisse ja ongi, palun väga, ristitud. Aga sellest hoolimata sümboolika on kõva ja põhimõtteliselt Eestimaa oli justkui nendes järgi vallutatud. Kui suurem osa Mandri-Eestist oli ära ristitud, ütlesid rootslased, et proovivad ka õige oma õnne. 1220. aastal tulid Eesti viimastesse probleemsetesse paikadesse Lääne- ja Saaremaa. Tulid Lihulasse täpsemalt Eestisse ja Suure Linnuse ja valmistusid sealt edasi tungima ka Saaremaale. Plaanid loomulikult läks natuke teistmoodi. Peale seda, kui Rootsi kunn oma peamise sõjaväega lahkus, tulid saarlased ning valutasid Lihule ära ning panid selle põlema ja tapsid kõik elavad ära, kes seal sees oli. Edasi mitte Tallinna poole. Piirasid Tallinnat, aga vallutada seda ei õnnestunud. ...1223. aasta algusel vastasid kõik mandri-eestlased saarlaste ülestõusu palvele. Selleks ajaks nägi Eesti kaart välja niimoodi. Valged on ristiusklikud, punased on paganad eestlased ning mustad on venelased. Eestlased alustasid siis kiirelt ülestõusu ning hakkasid piirama kõige tähtsamaid linnuseid. Neile tulid appi saarlased ning suurem osa linnustest suudetigi ära vallutada. Loomulikult tapeti ka kõik kohalikud taanlased ning sakslased ära, kes ei olnud kaitstud. Tallinnat vallutada ei suudetud. Paluti abi venelastelt, nii et Venemaa, Pihkva vürts täpsemalt, saatis oma hiiglama suure armee Tallinnat piirama. Neil ei tulnud see välja, nad läksid tigedaks ning hakkasid rüüstama. Samal ajal said eestlased rahusõnumi Riiga. Nad ütlesid, et nemad ei anna võitluses alla ennem, kui kõik on surnud. Viimne, kui üks eestlane langeb, ennem kui on ristitud. See, et Vene väed hakkasid Eesti alasid rüüstama, tegi Eesti alade äravallutamise palju lihtsamaks sakslastel. Maakond maakonna järel alistus eestlastel. Keerulisemaks muutus aga Tartu. Tartut nimelt kaitsesid Vene väed Vjatsko juhtimisel. Aga ka see 1224. aasta lõpus alistus, kui Tartu linnust täielikult põlema pandi, ära murti ja tolmujooksuga ära ka vallutati. Niimoodi lõppeski see mõttetu ülestõusnud eestlased siin orgunnised. 1222. aastal pöörati oma silmad viimaks ka Saaremaale, mis oli jäänud paganate saarlaste kätte. Esimese katse seda vallutada tegid taanlased. Nende plaan oli lihtne, nad ehitavad linnused pikki Saaremaad. Esimene linnus ehitati Lõuna-Saaremaale kivist, kõige võimsam, kõige tugevam. Seda jäeti ka kaitsma. Aga uudsil aasta pärast oli see uuesti saarlaste käes ja kõik taanlased olid mättasööd, kes seal olid. Põhjus oli lihtne. Saarlased olid ristirüütlite Lääne-Euroopa enda tehnika võtnud ära ja seda hakanud kasutama. Nad õppisid ära, kuidas ehitada kiviehitemasinaid, piiramismasinaid, ambureid, kõiki neid asju. See tegi Saaremaa vallutamise väga raskeks ja taanlased teist korda ei proovinudki. Aga sakslased, nemad alla ei andnud, proovisid ikka uuesti ja uuesti ja uuesti. Nad vahelduva eduga 5 aastat järjest ründasid ja taganesid Saaremaa idapiiri. Peamine Muhumaa oli peamine vahekäik, kus tehti kõige rohkem taplusi, kus kõige rohkem inimesi ei surma ja kus kohalik elanikkond peaaegu täielikult ära püsi. Viimaks aastal 1227 võtsid ristirüütlid end kokku ning marssisid üle jää 20 000 mehega. Sel hiigelarmee kõige esimene sihtmärk oli Muhu, kus olid tähtsamaid linnusid piirama ja kus kõik saarlased mättasse löödi. Sealt edasi Saaremaale, Valjala linnusesse, mis oli Saaremaa kõige tähtsam linnus. Seda asuti piirama.
saarlased kartsid oma elu eest ja nad otsustasid, et nad kirjutavad vaherahu sakslastega. 2027. aastal lõppeski siis muistne vabadussõda ja muinasaeg Eesti ajal. Põhjuseid, miks eestlased ristirüütide alla jäid, oli mitmeid. Esialgu neid oli lihtsalt nii palju rohkem. Taanlasi, sakslasi ja kõiki muid seiklejaid, kes tahtsid hädasti ära vallutada Eestit. Teisaks, neil oli parema tehnoloogia. Rohkem relvi, rohkem kaitset, paremad kiivrid, piiramisrelvad ja teisi sarnaseid asju, mis eestlastel sai alguses ei olnud. Kolmandaks, neil oli parem taktika, nad olid palju rohkem sõdinud, palju rohkem tegelenud vallutustega, nad olid palju paremini motiveeritud. Kõige tähtsam põhjus oli see, et eestlased olid killustatud. Polnud ühtset vastupanu soovi ja polnud ühtset sellist liitu ja keskset süsteemi. Lisaks polnud ühtegi liitlast ka, kellele loota eestlastel. Ütletakse, et eestlaste langemine ühisõjas oli vältimatu. Võib-olla, aga proovida ikka vastu punnida. Peale Eesti langemist kehtestati Eestis lääne-euroopalik klassisüsteem ja kutsuti seisusteks. 3 suurt seisust oli. Olid talupojad, keda oli suurem osa rahvast, kes toitis järgmist 2 seisust. Esimene neist 2 seisusest oli aadlikud. Aadlikud tegelesid siis kaitsega, vallutustega ja poliitikaga. Ja 3. seisus, mis ei olnud Eestis kunagi varem olnud, oli kirikulik seisus. Kirik siis tegeles ülejäänud 2 seisuse lunastusega ja päästmisega järgmisest elust. Nagu ütlesin juba, viimased 2 seisust ögisid esimest seisust. Eestlased läksid aga esimesse seisusesse ehk talupoja seisusesse. Aga Eesti ajalugu pidi jätkuma, Eesti rahvas jäi püsima.